kuidas Jumal meid vaatab, eks ju. Täpselt nagu meie vaatame, kui me oleme normaalsed, eks ju, laste laulukonkurssi. Väiksed ponksid laulavad, üks laulab valesti, üks kõvasti, üks läheb poole laulu ajal ära. No igast nalja saab, eks ju. Vaatad, lihtsalt armsad ponksid üritavad laulda. See ei ole niimoodi, et kuule, siin oli vale noot, visake välja see laps. Või umbes, et see on nii kole laps. Seda kolet last me ei võta laulukonkursile. Et Jumal vaatab meid ka kõiki, eks ju. Korooks, kõik me oleme, oma hankara, eks ju, vale ego, arvame, et me oleme ka väiksed jumalad me olemegi, aga me tahame, et selles mõttes väiksed jumalad, me tahame olla suured jumalad, et kõik, mis on alluks meie igast mööduvatele ajutistele soovidele. Et oskaks siis, mind on see aidanud ka niimoodi, et üks aasta, mis aga läksin enam, siis ma vaatasin ka seal siga ja kägu hästi erinevad nagu mungad, erinevad rahvused, erinevad backgroundid. Ja siis nii kui ma mõtlesin, et ma olen nende nagu vanem vend, kuna ma olen natuke vanem, eks ju. Nii kohe nagu kõik loksus paigale, siis tekkis see nagu kaastunne või selline, et mitte, et ma ise mingil levelil oli, aga siis ma nagu ei ärritun nii. Nagu laste laulukonkurss, eks. Jumal vaatab meid ja me õpime ka siis vaatama niimoodi, kui meie suhtes on keegi või just kui mõtled, et see on kole või halb inimene või see teeb valesti või et pigem nagu lauluõpetaja või Jumal vaatab või vaimne õpetaja ka, et armas väike, armas hingeponks, püüame teda kuidagi aidata ja nagu õpetada ja suunata, eks ju, kui tal huvi on. Ja kui tal huvi ei ole, siis palvetame ta eest lihtsalt. Aga kõik on ju väiksed armsad ponksid, kes laulavad kõik oma viisiga ja eriti meie dimensioonis ja meie ajastul kõik laulavad viisist mööda ja koledasti, seest ja väljast hästi koledad. Justkui. Aga sisemised hingelevelil ju kõik püüdlevad sama asja poole. Absoluutse sellise armastuse poole ja Jumala poole. Lihtsalt me oleme selle ise ära unustanud kõik.